Tere, Kersti. Eile olime me koos sinuga konverentsil, mis tehti Riigikogus. See konverents tegeles suurpõgenemise 1944 teemaga. Ja mind huvitaks, et kuidas sina oled selle teemaga ennem tegelenud ja missugune on sinule see tähendus üldse suurpõgenemine 1944? No ma olin osa sellest suurpõgenemisest, kuna ma olin 1,5-aastane seal sügisel ja olen kasvanud üles selle terve teadmisega, mis mu vanemad ja vanavanemad ja pere läbi tegi. Ja teatud mõttes see on ka osa minu identiteedist nüüd saanud. Ja. Et see on see sinu nagu tähendus, et see ongi, et eestlus ja Eesti asi ja kas sa oled sellega edasi tegelenud või mismoodi, kuidas see on sul kasvanud välja, et kuidas sa üldse sellega alustasid üldse Eesti asja, eesti keele õppimisega, kus sa selle said? Eesti keele õppimine on enam-vähem kodust, sellepärast, et olid Eesti koolid, aga üks kord nädalas käia paar tundi palju ei aidanud. See on kõik kodus, vanematega rääkimine ja peredega rääkimine ja eestlastega rääkimine, sest nemad ei valdanud ju inglise keelt ja loomulikult kodune keel oli eesti keel. Ja ma mäletan, mind õpetati kirjutama kodus ja niisuguseid asju. Ja kuidas see tuli? See oli loomulik. Sellepärast, et Eesti üritused olid, näituseks läksid guididesse või skautidesse ja sa tahtsid olla osa millegist. Ma kasvasin Torontos, Kanadas ülesse, aga kuna nime on nii imelik, neiupõlve nimi oli Vuht, kujutate Vuht. Kui sa kooli läksid, see oli naljakas ju inimestele. Nii et sellega tuli alati selgitada, et kes sa oled ja kus sa oled. Nüüd on niiviisi, et mu abikaasa nimi on Aadu. Ja nii kui ta ennast tutvustab, kus see nime on? No see on siis automaatne, hakkad siis jutustada. Ma sündisin Eestis, see on oma eestipärane nimi. Kus on Eesti? Eesti on lõuna pool Soomet ja ida pool Rootsit. Ja siis hakkad rääkima, siis silmad lähevad lahti ja siis hakkad jälle tutvustama. Seda on tehtud 50 aastat. Iga jutu ajamine, mis on olnud, läheb jälle. Vahest ma mõtlen, et see Eesti teema on ainuke teema, millest inimesed meiega räägivad. Aga sellega ma olen märkanud näituseks viimase 10-15 aasta jooksul, kuna Eesti on rohkem teatud, et kui nad näevadki midagi, nad taipavad, mis see on. Ja me oleme mõlemad Atlantas käinud väga palju jutustamas oma ajalugu, Eesti ajalugu, selgitada Eesti poliitilisi olukordi. See on kõik kasvanud üle aastate, ma ei saa ütelda, et seal oli üks pauk. Seal ei olnud mingi pauku, et nüüd ma hakkan seda tegema. See kõik loomulikult läks, kuna ma olen eestlane, ma olen kanadalane, ma olen eurooplane, ma olen ameeriklane, aga ma ei ole just 100% ükski neist. Nii et ma tunnen, et ma nagu rahvusvaheline inimene natuke rohkem, kellel on see Eesti juured. Aga ma tean ka, et sa oled Erküs. Et kuidas, miks sa sinna läksid, et mis see oli see põhjus, et kui sa said kodus juba küllalt räägitud ja tehtud neid asju? See kodus tegemine oli kaua aega tagasi, kui ma rohkem noorena olin. Me oleme abikaasaga, ei ole just elanud kusagil, kus on Eesti seltskonda palju. On võib-olla mõni siin ja seal. Ma olen seltsidega tegelenud, ma olen gruppidega tegelenud, ma olen, kus võimalus on, meil on Atlantas väike Eesti kultuuriselts, selle asutasime, et teha seda. Miks ma Erkusse astusin, mu süda sai täis 2014. aastal, kui Putin läks Krimiasse ja mul oli niisugune asi, et ma tahan midagi proovida teha, ehk saab teha kuidagi pidi, ehk saan olla kasulik. Ja sealt ma läksin, sellepärast ma läksin Erkusse ja mulle meeldib Erku, sellepärast, et meid on väga palju erinevate väljavaateva ja me teeme igat sorti tööd, me teeme kultuurtööd, me teeme lobbying tööd kongressis ja senatis ja kirjutame kirju või ükstapuha, mis me teeme ja siis me toetame Eesti kultuuri. Mina olin selle sooviavalduste komitee ülemine, aga me otsustame kõik koos. Meil on hea koostöö komitee ja juhatuse. Ja nii et me teeme päris häid asju. Huvitav kuulata jah, et täpsemalt.
et ERKU on muidu tuntud just selle donationi ja kaudu, et toetate väga palju asju ja Jaa. toetasite nüüd ju mitte ainult NATO ja Eesti asja, vaid ka Ukrainas toimuva suhtes saatsite rahasid ja kogusite suure summa. 30 000 vist, kui ma ei eksi. Ja siis oleme aitanud seda ja siis ma ütlen, see meil on üks eraisik, kes on palgatud teatud mõttes, sest tema töö oli käia kongressis seal läbi J-Banki, mis on see Joint Baltic ja seal rääkida kongressi inimestega ja abilistega ja senatoridega ja kõigi abilised ja nad on teadlikud jah, Eestist ja Eesti olukorrast ja nüüd me toetame loomulikult seda, et Ameerika toetab Eestit ja Baltit nende suuremate summadega ja relvadega ja sõduritega, et nagu keegi ütles, et USA piir algab Narva jõest. Väga huvitav jah. Ja noh, see ju näitab tegelikult Eesti seisukoht on ju samasugune, et toetada siis NATO-t just ja Ukrainat loomulikult NATO kaudu. Ja siis nagu näha on teete seal samasugust. Me teeme sama tööd. Ja eestlastena sealpool. Eks ju. Toetust on ja annetusi on ja kevadel, kui see kõik juhtus, siis ma arvan, see oli kas Leedu või Läti organisatsioon, kellega me koos töötame, siis annetused, mis tulid, läksid selle fondi läbi siis Ukrainale otseselt. Küll. Ja siis küsiks veel niisugust asja, et kui eile oli nüüd see rahvusvaheline konverents ja sa olid seal, mis oli sinu jaoks seal tähtis ja miks arvad, et peaks üldse tegelema selle niisuguse küsimusega? Noh, see suur põgenemine mõjutas tervet generatsiooni, mitte ainult 2 või 3 generatsiooni. Vanavanemad, kes olid juba vanemad, kui nad pidid põgenema, näituseks kus sai uuesti peale algata, näituseks Kanadas. Vanemate generatsioon, nemad elasid alati selle teadusega, et nad põgenikud on. Seda sai tunda seltskonnas ka, Kanadas seltskond põgenik, mis on põgenik, kuidas see. Ja hirmus sõimusõna lastele, kui keegi ütles, olid sa oled DP, Displaced Persons. Ja see oli väga haavav sõna ja seda kuulis ka. Minu elu ka, kuigi ma olen kasvanud üles Kanadas ja USA's, ikka kasvan vist. See ei ole sul kaugel, ta on siin südames ja sa tead, et sinu juured on kusagil mujal ja sa oled uhke selle peale, et sa oled eestlane ja et su vanemad olid nii tublid, see vanem generatsioon oli nii tublid ja nii tugevad, et nende üle saab uhke olla ja sellepärast olen mina ka sinuga töötanud ja et saada seda tunnustust nendele, mida nad saavutasid, et nad lihtsalt hoidsid eestluse üleval ja kuna me oleme väike riik, keegi ei saa aru, et kuidut ette 70 aastat või 80 aastat on möödunud, miks sa ikka oled eestlane, see on nagu sul midagi kaelas kogu aeg. Ma arvan, et sellepärast me oleme väike ja kuna sa oled väike nagu juudid ka, see on sul südames, et sa tead, et see on midagi uhket ja head, nagu öeldakse. Ja mis sa arvad, et kas see sõna suur põgenemine, nagu eile kuulsime, et alati kõigile ei meeldi see, et seda ei tohiks kasutada mingil mõttel, et siis näiteks kõik hakkaksid põgenema, kui tuleb midagi. Kas see suur põgenemine on sobiv või peaks leidma mingisuguse niisuguse positiivsema sõna, mis võiks selle tähtpäevaga olla, kui me seda saavutaksime või läbirääkimised mingisugused hakkaksid toimuma, et kas seda peaks muutma või sa arvad, et see peaks jääma? Mina arvan, et see peaks jääma. Kas inimesed põgenevad niikuinii, kui nad tunnevad näiteks Ukraina praegu. Nad põgenevad niikuinii, jah.